Iraan ähvardas taas Ameerika Ühendriike ning ameeriklaste vastus tuli stardivalmis lennukitega, häireseisundis baasidega ja selge sõnumiga revolutsiooni kaardiväele. Sel esmaspäeval 2026 aasta 4. mail. Kriis jõudis uude faasi pärast seda, kui Iraani režiimiga seotud ametnikud lubasid Ameerika positsioonide vastu pikki ja valusaid rünnakuid. Samal ajal kui Ameerika Ühendriikide keskväejuhatus avaldas pilte A10 Thunderbolti tegevusest Lähis-Ida piirkonnas. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti olla kanali tellija, et olla hästi informeeritud, saada reaalajas infot ja nautida parimat ajakirjanduslikku kvaliteeti, mida kunagi nähtud. Usaldusväärsuse etalon Milson Alves. Uus survevoor algas Iraani juhtkonna karmide avaldustega. Ta väitis, et Ameerika Ühendriigid seisavad silmitsi tupikseisuga. Kas aksepteerida ebasoodsat kokkulepet või silmitsi seista sõjalise operatsiooniga. Teised režiimi liikmed kinnitasid sama seisukohta ja hakkasid ütlema, et kui sõda peaks uuesti algama, võivad piirkonnas asuvad Ameerika baasid saada sihtmärgiks. See avaldus tehti hirmutamiseks, kuid see paljastab ka Teherani hirmu. Režiim püüab avalikkuse ees näida tugevana, sest teab, et läbirääkimiste ruum on kitsamaks muutunud. Trump vastas ähvardustele otsekohese keelekasutusega. Ta ütles, et võib-olla oleks parem üldse mitte mingit kokkulepet sõlmida, sest Iraan pole 47 aasta jooksul oma tegude eest veel piisavalt kõrget hinda maksnud. See lause pani mulad nurka. Iraani režiim püüab kasutada uue sõja hirmu, et välja pressida järeleandmisi, kuid Ameerika Ühendriikide valitsus on hakanud ütlema, et nõrk kokkulepe võib olla hullem kui üldse mitte mingit kokkulepet. Just selles kontekstis omandavad A10 lennukite pildid kaalu. Ameerika Ühendriikide keskväe juhatus ei toonud neid lennukeid juhuslikult avalikkuse ette. A10 lennukite avalikustamine toimus pühapäeval 2026 aasta 3. mail, kui Ameerika Ühendriikide keskväe juhatus avaldas pildid A10 Thunderbolt lennukitest ühes baasist oma vastutusalas Lähis-Idas. Avaldamine toimus Iraani režiimi verbaalse eskalatsiooni taustal ning seda ei käsitletud lihtsalt kui tavalist sõjalist dokumentatsiooni. Keskväe juhatus ise kinnitas, et A10 suudab pakkuda lähiõhu toetust siis ja seal, kus seda kõige rohkem vaja on. Lühike, kuid praeguses olukorras kaalukas lause. Kriisi kontekstis toimis see pilt otsese sõnumina revolutsiooni kaardiväele. Washington näitab lennukid, mis on spetsiaalselt ettevalmistatud tegutsema väikeste, liikuvate ja ohtlike sihtmärkide vastu piirkondlike konfliktide olukorras. Selle avalikustamise kaal suureneb, sest A10 on juba alates 2026 aasta märtsist ilmunud Iraani kriisiga seotud operatsioonides. 15. märtsi tähtsus seisneb selles, et Keskkomando oli juba avaldanud pilte A10C lennukitest, mida tankiti õhus operatsiooni Epic Fury käigus. Ja eriala väljaanded märkisid, et lennukid kasutati Iraani lõunatiival piirkonnas, kus kiirkaatrid, droonid ja ohud kaubalaevadele olid muutunud oluliseks. Seetõttu kinnitas 3. mai uus pilt järjepidevuse sõnumit. See uue pildi kaudu sõnum. Me reageerissime ainult sõnadega, kuid hoidsime siiski kohalolekut piirkonnas. Õhusõiduk, mis on loodud piirkonna kohal püsima, jälgima liikumisi ja reageerima kiiresti. Revolutsioonilise kaardiväe provokatsioonidele Pärsia lahes ja Hormuzi väinas. Kui Washington näitab seda lennukid valmisolekus, räägib ta otse Iraani komanderidega, kes tegutsevad Hormuzi lähedal. A10 on selles keskkonnas ohtlik, sest ühendab vastupidavuse, pikaajalise kohaloleku piirkonnas ja tulejõu. Selle 30 mm kahur suudab kergeid laevu hävitava jõuga tabada. Lennuk suudab kanda ka juhitavaid rakette, Mavericki rakette ja täppispomme. Jõule, mis panustab kiirete paatide parvedele ja üllatusrünnakutele, muudab selline lennuk kogu arvestust. Revolutsiooniline kaardivägi võib ähvardada kiirkaatrite ja droonidega, kuid teab, et need vahendid muutuvad haavatavaks, kui Ameerika platvorm on valmis patrullima, tuvastama ja ründama. Ameerika surve on suunatud struktuurile, mis võimaldab režiimil ähvardada maailma ilma avatud tavapärase sõjata. Revolutsiooniline kaardivägi oskab tegutseda hallis tsoonis. See provotseerib, taandub, kasutab liitlasrühmitusi, testib piire ja püüab rünnakute omistamist hägustada. See meetod on Lähis-Idas erinevatel aegadel juba kasutusel olnud.
eesmärk on tekitada vastasele kulusid, ilma et pakutaks lihtsat poliitilist sihtmärki. Eesmärk on tekitada kulusid, jah. Kulu, vastane, sihtmärki pakkuda. A10 kohalolek, Trumpi retoorika ja mereblokaad viitavad sellele, et Ameerika Ühendriigid tahavad nende provokatsioonide ruumi vähendada. Iraani režiim seisab samuti silmitsi sisemise probleemiga. Mida suurem on väline surve, seda enam peavad mullad kodus kontrolli näitama. Levivad teated viitavad repressiooni suurenemisele, laste seas valitsevale hirmule, fraktsioonide vahelisele hirmule ja mõjude pärast toimuvale võitlusele Iraani süsteemi sees. Revolutsiooni kardivägi püüab näida režiimi kõva tuumana, samal ajal kui poliitilised ringkonnad püüavad vältida täielikku kaotust. See õhkkond seletab ähvarduste teravat tooni. Tuumakriis on see punkt, mis takistab lihtsat kokkulepet. Iraani režiim lükkab tagasi oma tuumastruktuuride täieliku demonteerimise ja peab seda nõuet võimatuks. Iraan püüab seda muret ära kasutada, et panna Euroopa juhid Trumpilt leebemat kokkulepet nõudma. Panus on muuta Euroopa majanduslik hirm Teherani diplomaatiliseks eeliseks. Kuid kriisi leevendamine täna ja Iraani tuumaprogrammi elus hoidmine võib homme kaasa tuua veelgi suurema kriisi. See ongi see argument, mis toetab Ameerika Ühendriikide karmimat joont. Ajalugu näitab, et strateegilised teed ja tundlikud relvad nõuavad sageli kindlat vastust 1962 aastal. Kuuba raketikriisi ajal kehtestasid Ameerika Ühendriigid merekarantiini, et takistada Nõukogude relvade jõudmist oma territooriumi lähedale. Washington ei olnud nõus läbi rääkima strateegilise ohuga, mis oli paigutatud Kariibi mere piirkonda. Mereväe surve aitas sundida Moskvat taanduma. Tänane olukord on erinev, kuid õppetund jääb samaks. Kui oht kasutab geograafilist asendit ja strateegilist relvastust, et sundida järeleandmisi, võib taganemine muuta ohu veelgi suuremaks. Teised näited aitavad samuti mõista, mis on kaalul. Punases meres viisid Holtside rümmituste rünnakud kaubalaevadele sõjaliste vastusteni, sest oht mõjutas ülemaailmset kaubandust, energiat ja marsruutide turvalisust. Lõuna-Hiina meres kasutab Peking mereväe kohalolekut ja järk-järgulist survet, et muuta vaidlusaluste alade jõudude tasakaalu ilma avalikku sõda kuulutamata. Iraan püüab kasutada Hormuzi väina sarnase loogikaga, kuid lisab sellele tuumaprogrammi, piirkondlikud relvarühmitused ja revolutsioonilise retoorika. Seetõttu ei sihi Ameerika vastus ainult laevu. See sihib väljapressimise mehhanismi, mis toetab Iraani mõjuvõimu. Ameerika Ühendriikide liitlastele Pärsia lahe piirkonnas on see sõnum samuti oluline. Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid, Bahrein ja teised piirkonnariigid jälgivad kriisi, teades, et mulade diplomaatiline võit tugevdaks Iraani survet kogu Lähis-Idas. Kui Teheranil õnnestuks säilitada oma tuumaprogramm ja samal ajal hoida oma hirmutamisvõimet Hormuzi väinas, oleksid teised piirkonna valitsused pideva ohu all. Ameerika Ühendriigid ütlevad, et nad tunnevad revolutsioonilise kaardiväe meetodit ja on ette valmistanud konkreetsed vahendid selle neutraliseerimiseks. Iraani režiim räägib põrguväravate avamisest, kuid Washington näitab, et Hormuzi väin võib samuti sulguda nende jaoks, kes üritavad seda väina relvana kasutada. Erinevus seisneb selles, et mullad sõltuvad hirmust. Ameerika Ühendriigid sõltuvad tegelikust võimekusest. Lõpuks jätab kriis otsese sõnumi. Ameerika Ühendriikide keskväe juhatuse poolt A10 Thunderbolt 2 avalikustamine tõi selle esile. Õhusõiduk, mis on loodud just sellist tüüpi provokatsioonidega toimetulemiseks, mida revolutsiooniline kaardivägi tavaliselt kasutab, nagu kiirkaatrid, droonid ja rünnakud laevade vastu Pärsia lahes. Kui mullad räägivad pikkadest ja valusatest rünnakutest, näitab Washington, et tal on vahendid valmis tegutsemiseks kriisi kõige tundlikumas punktis. Hormuzist on saanud Iraani survelava, kuid sellest võib saada ka koht, kus see šantaaž murtakse. A10 pole enam lihtsalt avaldatud pilt, vaid saab nähtavaks hoiatuseks, et Ameerika vastus võib tulla kiiresti, jõuliselt ja ilma ruumita hooplemiseks. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole Lighteli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvesi kogukonnaga.